Rakett 69 alustab 10. korda noore teadusestaari väljaselgitamist. Eelmisel nädalal pingutasid noored Ahhaa teaduskeskuses võistlusesse pääsemise nimel. Teaduslabürint tõi välja nii nende nupukuse kui pingetaluvuse ning sai selgeks 10. lend raketlasi. Aba! Yes, kes veel sinises on? Uskumatu tunne on näha enda imega särked. See on kindlasti hoiatav märgutuli teistele tiimidele. See ongi roheline värv mulle, ma lähen võidan selle saate ära. 15 parimat on nüüd valmis lahendama põnevaid teadusülesandeid. Võistlejate lahendusi hindavad füüsik ja arhitekt Kaja Pae, tarkvarainsener Taavi Kotka ning füüsik Aigar Vaigu. 50 aastat tagasi jõudis esimene inimene Kuule ja 40 aastat pärast seda sai Rakett 69 selle sündmuse järgi endale nime. Nüüd otsime me tulevasi teadusestaare juba 10. aastat. Võistluse võitjat ootab 10 000 eurone teadusstipendium. 3 paremat kindlustavad endale koha kas Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis. Ma tahan siin võistlusel kindlustada endale ülikooli koha. Esimesed 8 nädalat võistlete 3 tiimis. Nagu ikka, paneme teid kõigepealt proovile meeskonnatöös. Punastes võistlevad Riko, Stein, Liis. Liisi õde Kadi on Rakett 69 8. hooaja võitja. Mu õde Kadi oli ka punases tiimis ja mõnes mõttes on väga lahe, et me oleme sama värv, aga samas olen ma ikkagi teine inimene. Uku ja Saale. Ma tahan endale tõestada, et ma suudan sellise jõhkra pinge all lahendada teadusülesandeid. Sinisesse meeskonda kuuluvad Kaarel. Ma olen alati vaadanud raketis osalejaid kui iidoleid ning olen tahtnud olla nendesugune ja nüüd ma olengi siin. Vootele. Meie tiimis ei ole üleliia naljategijad, vaid kõik ongi mõistlikult mõtlejad. Siim. Darja. Ma arvan, et minust saab tulla järgmine Rakett 69 võitja. Ja Ilona. Rohelise tiimi moodustavad Kaur. Minu kõige tugevam külg on see, et mul on väga hea ruumiline taju. Laura, Ott, Helena. Robootika õppimine annab mulle seda, et ma mõtlen loogiliselt valmis käigud, mida oleks vaja ülesande lahendamisel kasutada. Ja Toomas. Ma tahan näidata, et kui pingutad, siis saavutad. Te lahendate tiimidena 2 ülesannet ja selleks, et lõppmängust pääseda, peate võitma vähemalt ühe neist. Lõppmängu minejad selguvad võistkonnast, kes ei võida kumbagi ülesannet. Arvestades, et Treffnerist on siin 4 inimest ja neist 3 tükki on rohelises tiimis, ma usun, et ma kardan kõige rohkem rohelise tiimi võita. Juhul, kui üks tiim võidab täna mõlemad ülesanded, saavad nemad valida, kumb võistkondadest läheb lõppvooru. Ma tahan, et sinised võidaksid täna mõlemad ülesanded, et meie saaksime valida, mis tiim läheb esimesena koju. Võistkonnad, valige endale kaptenid. Punased, kes on teie kapten? Punased võin võidule täna mina. Oma kogemuste pagasabil suudan ma leida inimestes selle potentsiaali ja seda kõige paremini rakendada. Riko on väga energiline ja oskab ennast hästi väljendada, seega sobib ta ilmselt kapteniks väga hästi. Sinised, kes on teie kapten? Siniste kapten olen täna mina. Ma olen ideede generaator. Mulle tuleb hästi palju erinevaid ideid kogu aeg igasuguste asjade kohta. Meie tiimis on tema vastu vist kõige rohkem usaldust. Rohelised, kes juhib teie mängu? Roheliste kapten olen mina. Kuna ma olen mänginud 14 aastat jalgpalli ja olen hetkel oma firmas finantsjuht, siis ma suudan väga hästi mängida meeskonnamängu, leida inimestes potentsiaali ja neid rakendada. Ott on õpilasfirma juht ning tänu sellele usume kõik, et ta suudab meid hästi juhtida. Kaptenid valitud, alustame võistlusega. Esimest ülesannet lahendate tiimide kaupa ja siia jäävad punased. Teie ülesanne on ühtse meeskonnana juhtida ralliauto läbi takistusraja.
purustada kõik teele jäävad õhupallid ning juhtida auto algusesse tagasi. Teie piloot on kapten ja võistlejad võtavad kohad rallitoolides. Meeskond peab labürindis üles otsima 4 õhupalli, need purustama ja siis labürindist ka välja jõudma. Võidab meeskond, kes toob kõige kiiremini auto raja algusesse tagasi. Ma tegelen igapäevaselt väga palju arvutimängudega ning samas oskan ka hästi autoga sõita. See ülesanne minu jaoks täpselt ideaalne. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Veiko, kas sul on ekraanil midagi või? Ja ma näen oma auto esiotsa. Võistkonna kapten näeb seda, kuhu auto läheb. Ülejäänud mängijad istuvad täielikus pimeduses. Mida te näete? Aga meie peame sind juhtima ilmselt midagi sellist. Iga meeskonna liige juhib ühte funktsiooni. Üks annab gaasi, üks vahetab käike, üks pöörab rooli vasakule, teine rooli paremale. Kuidas kõik need asjad tööle saada? Vot see ongi küsimus. Ma praegu vajutan gaasi, kas midagi juhtub? Jaa, gaasi läks sisse. Ja nüüd? Ärge teised praegu liigutada. Ei, see ei toimi, see ei muuda midagi. Kogu ülesande eesmärk tegelikult on tiimitöö. Tiim tuleb saada toimima, tiimiga tuleb saada hästi hakkama. Saame aru, et kõik peame juhtima ühte autot. Palun käigu sisse. Äkki me peame kõik gaasi? Käik läks sisse. Kõik parevad, nii. Kuhu me sõitma peame, kuhu seda suunas? Nii. Kuna teised, kes on minuga samal poolel, ei ole kordagi elus autoga sõitnud, peame võtma abi kapteni rolli ning hakkame neid juhendama. See on väga hea mõte, sest selgetele käskudele on lisaks vaja ka selget käskude täitmist. Sõidame otse, kõik hoidke roolid otse. Rahulikult pange kõik gaasi, rahulikult kõik gaasi, parempoolse pedaali. Ja otse edasi. Hästi väheke gaasi. Ja kõik parempoolse pedaali vajutage rahulikult ja kuulake Rikot ja hästi rahulikult. Õnneks on mul teisel pool vastas Stein, kes on ka autoga varem sõitnud ja tema võtab sealt poolt tiimi kamandamise üle, et tema näeb, mida teised tiimikaaslased teevad. Tagurpidi käik. Nii, vasakut 2 korda vajutage. Nüüd kange gaasi natukene. Gaas. Ja rool vasakule. Rool vasakule. Palju või vähe? Oled sa kindel? Natukene, ja ma olen täiesti kindel. Ma ei saa mitte midagi aru, et mis me tegema peame, mis toimub. Ma olen väga segaduses. Vaikselt, pane hästi vaikselt, veel vaiksemalt, kui sa paned. Steini juhendamine aitab väga palju. Ma saan aru, kas me peame edasi sõitma või tagurdama või mida me peame tegema seal. Paremale. Kas läheb hästi? Jäime seina külge kinni. Stopp, siis võetud vasakut. Nii, nüüd. Kas kui sa keerad, kas me jääme korraks seisma ja keerame ära? Nii, esimene õhupalli äkki. Nii. Siin on selgelt nagu välja kujunenud praegu kapten ja pootsman. Olemas. Nüüd peame lõppu jõudma. Nüüd on kõik õhupallid katki, me peame tagasi jõudma siin algusesse, kus me olime. Nii, nüüd paneme lihtsalt otse gaasi ja me oleme lõpus. Rool otseks ja gaasi. Me oleme kohe väljas. Gaasi, lihtsalt rooli otseks edaspidi gaasi. Ei, rool natukene paremale ja gaas põhja. Paar sentimeetrit enne finišijoont. Tagurpidi, stopp. Auto läheb kummuli. Rool paremale välja oli jutt. Auto oleks jälle ümber. Auto on pikalt. Reaalselt sentimeetrit, nii. Joone peal olime juba. Punased keeravad autot kummuli üha uuesti ja uuesti. Pange nüüd haigelt. Olge. Ja nad ei saa sellest finišijoonest üle. Gaasi. Stopp! Palju õnne! Olete edukalt labürindist väljas. Meil ikkagi juhtus päris palju selliseid kahtlasi asju. Teie ülesanne on juhtida auto takistusrajale, leida ja purustada kõik õhupallid ning sõita auto uuesti raja algusesse. Kapteni valik oli kindlasti väga õige, sest et tema on üks meie 2 tiimiliikmest, kellel on juhiload olemas. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Ühesõnaga, parem on siis tavaliselt gaas ja vasak on pidur. Cleveroni akadeemias tegime just sarnast ülesannet. Meil ei ole pilti. Meil ei ole pilti. Teil ei ole pilti, okei, mina pean hakkama juhendama siis. Mul on väga suur autokogemus ja mina olen just see, kes näeb ekraanilt pilti. Keera vasakule. Sinu oma liigub vasakule. Taaria keera korra paremale. Ja. Igal inimesel on kindel roll selles ülesandes. Ilona ja Taaria, teie olete rooliga. Üks paremale, teine vasakule. Saite aru, kumb on kumb? Nii. Nüüd ühesõnaga, minu omad ei juhi midagi, mina hakkan teid juhtima. Selge, väga lihtne. Lihtsalt gaas, pidur ja teised teevad muu ära.
meeskonnad peavad oma ülesandega kohanema, aga määravaks saab ikkagi kapteni roll. Wouter, sina oled gaas ja sina oled käikude vahetus. Sinine meeskond valib teistsuguse lähenemise, püüdes aru saada, kes gaasi annab, kes pöörab. See võtab aega. Liigume vaikselt otse edasi, ehk siis teie kumbki rooli ei puuduta. Wouter, sina vajuta rahulikult gaasi, kuniks ma ütlen. Kas see on sobilik? Ja stopp. On näha, et siniste kapten on sarnast ülesannet varem lahendanud. Trajektoor on selge, optimaalne. Ja sõidame. Ja paremale keera rooli. Meie tiimitöö selles ülesandes klapib imeliselt. Siim annab kindlaid juhiseid ja meie täidame neid. 3, 2, 1. Ja stopp, nii. See on nagu Tõnu Kaljuste kammerikoori ees. Nende stopp-käskudega saab sinine meeskond siit oma rütmi. Stopp, keerame rooli vasakule poole ja sõidame otse. Stopp, rool paremale ja sõidame otse. Stopp, stopp. Kui me vaatame klassikalisi programmeerimisülesandeid, siis ne oma olemuselt käituvad ju samamoodi. Käske täidetakse järjestikuliselt. See läheb mul binaarkoodi peale, et kas gaas sees või gaas väljas. Stopp, tagurdame nüüd samamoodi otse, ehk siis rool ei puudu. Nüüd sõidame otse. Stopp, palju õnne, olete edukalt labürindist väljas. Tehtud. Tahaks tõesti loota, et see on parem aeg kui punastele. Kas olete valmis? Ja. Läks. Kas sa näeb midagi või? Ott. Pole ühtegi pilti. Meil pole pilti ees, räägi, mida sa näed. Okei, nii. Ei saa aru lihtsalt, et miks meie mäng käima ei lähe. Kapten on vaikuses. Mõistame, et igal ühel on oma roll. Lihtsalt on vaja meil aru saada, kes mida teeb, kes rooli pöörab ja kes gaasi annab. Vajutas. Nüüd on drive'i peal. Kas keegi hakkas liikuma või? Nii, nüüd liigub. See on Helena auto siis. See on minu auto. Keegi peab keerama siis. Minu tiimikaaslased ongi minu käed ja jalad. Ehk siis Laura keera rooli paremale ja Helena vajuta gaasi. Aga mis minul on? Nii. Roheline meeskond on nii segaduses, et auto lihtsalt sõidab koridori sisse, aga mis edasi? Liikusid rattad vasakule, kes keeras rooli vasakule? Laural on äkki saad pidur. Rooli funktsiooni välja nuputamiseks läheb meil päris palju aega. Kaur keerab oma rooli paremale. Oota, Laura ära. Ja okei, Kaur keerab paremale ja Laura keerab vasakule. Nüüd, kui roheline meeskond on sõitma õppinud ja kapten lõpuks juhtimise üle võtnud, läheb neil sõit päris hästi. Laura vasakule, Laura vasak. Ja otse. Rool otse. On. Nii, ja nüüd täie hooga lihtsalt edasi. Anna gaas. Nii, hea töö. Tagurpidi käik sisse. See on see nagu tehisintellekt, et algul õpib ja siis teeb kõigile ära. Paremale ja gaas põhja. Nii, hästi. Nüüd auto flipis. Ma ei näe auto tagumist osa, siis tihtipeale jäävad rattad sinna taha kinni. Nii, ja nüüd Helena gaas põhja. Nii, stopp. Rool nii paremale, kui vähegi saab. Tagurpidi käik sisse ja Helena gaas põhja. Rool otseks ja lihtsalt gaas põhja. Finish. Läbi. Stopp. Palju õnne, rohelised. Olete raja edukalt läbinud. Ja nüüd teeme teatavaks tulemused. Meie sõit läks lõpus väga-väga hästi käima ja ma tõesti usun, et me võitsime selle ülesande ära. Ma usun, et punased võidavad ülekaalukalt. Meeskondade lähenemised on täiesti erinevad, aga tulemused on peaaegu võrdsed. Raja läbimise ajad on 13 minutit, 23 sekundit, 14 minutit, 8 sekundit ja 14 minutit, 16 sekundit. Võistkondade järjestus on rohelised, punased, sinised. Me kas võidame või kaotame. Kõige kiiremini läbisite raja teie. Sinised. Yes! Täiesti võimatu. 40 sekundit lahutas meid esimest kohta. Ma olen natuke pettunud, sellepärast, et ajad olid väga lähestikku ja siis mõni kord, kus ma oleks võinud oma meeskonda paremini juhendada, oleks me saanud sekundid juurde, et siis see ülesanne võita. Seega
sinised, teie olete duellist priid ja järgmine ülesanne otsustab, kas duellivooru lähevad punased või rohelised. Lähme paneme teise ülesande kinni. Teie ülesanne on ehitada nööril liikuv sõiduk, mis purustaks nööri teises otsas asuva õhupalli. Võistlejatele on antud lisaks õhupallidele teip, traadijupid, joogikõrred, pulgad, nõelad ja ka pappi. Teil on aega ehitamiseks 20 minutit ja seejärel paneme teie raketid proovile. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Start! Seda ülesannet tegime sellel aastal Ringvaate otse-eetris, mille tulemusena sai saatesse Stein. Seega on tal siin märkimisväärne eelis. Ma tean täpselt, kuidas seda ülesannet lahendada. Paneme sinna kõrre, paneme täpselt nüüd, et nöör on läbisid, ma võtame nööre, paneme läbisid. Puhume õhupalli, seome siia külge, pööda paneb teibiga. Võib-olla 2 kõrvuti ja siis 2 teralad, nagu turbod, mootorid. Need lükkavad, lased lahti, siis nad lükkavad ja lähevad. Aha, ja siis me hoiame seda senikaua kinni. Siin mängib olulist rolli Newtoni 3. seadus. Ehk igale mõjule on võrdne, kuid vastassuunaline vastumõju. Nii palju, kui surub õhupall õhku tagasi, surub õhk õhupalli edasi. Kuhu me täis need? Siis korraga laseme kõik õhupallid lahti. Ma arvan, et see terav võiks olla see. Ma arvan, et see oleks... Meil on 2 varianti. Kas teha õhupallirakett kõrrega või siis traadiga, et painutada traat niimoodi ja siis ta libiseks nagu karabiin mööda kõik. Meil on vaja vaadata selle jaoks, et see siin oleks veits allpool, meil on vaja teha sellest plapist nagu vaata allapoole viia seda. Ja see peab piisavalt suure jõuga minema õhupallid. Nüüd on see lihtsalt optimeerimisülesanne. Mitu õhupalli ja kuidas need kinnitada? Antud ülesannet tuleb võimalikult lihtsalt lahendada. Me jagaksime tiimi 2 tiimi. Praegu niimoodi, et mina oleksin see, kes aitab mõlemat ja koordineerina. Kas te olete niimoodi, kui teie oleksite koos ja teie oleksite koos, oleks okei? Mida rohkem valikuvariante, seda parem. Paneks seda siia polkat sisse, siis see libiseb paremini ja siis natukene murda niimoodi, et see läheks. Jah, see on väga hea idee. See lihtne lahendus on nii lollikindel. Kui see ei tööta, siis mis veel saaks töötada? Reaalselt paneme nii palju kui võimalik, sest mul oli seal 2, mul ei jõudnud umbes poole, või no umbes sellest pooleni jõudis. Äkki me saame siis siia. Eks seal on vaja reitsid nii palju kui saab. Kuna täna on aega 20 minutit ja meid on 5, siis tahaksin ma kindlasti täiendada oma sõidukit ja teha selle veel uhkemaks ja veel tugevamaks. See peab olema hull turbopuust, nagu algus peab olema kiire. Loogika on see, et rohkem mootoreid annab ka suurema võimsuse. Räigelt hea idee, kotid tahad räigelt keeldused reaalselt. Meil 4 õhupalli suruvad, me reaalselt poole sekundiga seal lõpus järelikult, et keegi jõuab meist teast kiiremini. Iga õhupall lisab seda tõukejõudu, aga samas lisab iga õhupall õhutakistust. Ja sellepärast tasuks võib-olla katsetada esmalt ainult 1 õhupalliga. Kui see toimib, siis ehitada selle kõrvale 2 õhupalliga süsteem ja vaadata, kumb neist kiirem on. Rohkem ei taha panna õhupalli siia, me ei saa panna kõrre külge. Me saame katsetada, meil on palju neid, meil on õhupalle palju, meil on pappe palju. Optimaalse õhupallide arvu peaks tegelikult katsetades välja selgitama. Lihtsalt lase lahti. Ei, okei, see on decent. Kaugel see umbes oli? Poole peale? Okei, ehk siis meil on vaja... Me tahame kiirust juurde panna, ehk siis katsetame 5 õhupalliga. Ärge liiga palju raskust pange, ta läheb liiga raskeks. Pigem pange ainult 1 pulkas või 1 pulkas, ma arvan, antud olukorras piisab. Eks me katsetame. Mina ja Tarja teeme alternatiivset lahendust, kus siis sellisele pappides karkassile pandud 4 õhupalli. 3, 2, 1. Ei julge pigem katsetada. Oodame parimat ja riskime. Riskime. No, meil läheb hästi. Sõida. Kui on aeg antud katsetamiseks, tuleks katsetamist maksimaalselt ära kasutada. Ma ei katsetada sõidukit, kuid ma olen täiesti veendunud, et meie tiim võidab selle ülesande. Kuna Stein on seda varem teinud ja ilmselgelt see tuli tal hästi välja, on mõistlik usaldada tema arvamust. Paneks rohkem nõud. Kõik on hästi. Mul jäi kõrv tummaks. Kõik on hästi. Kas me paneme... Ei, see liigub kindlasti. Kas me paneme teipi? Paneme natuke, ma paneks natukene teipi sinna ette. Lihtsalt nagu ring või paardik. 3, 2. Me saame teibiga kinni panna selle seela vahet. See on liiga suur raske, ma arvan. Õhutakistus läheb liiga suureks, ehk ta samuti ei lenda välja. Antud vahenditest tundub, et on kõige parem variant panna õhupallid kõrre otsa ja lasta tal söösta.
midagi tegi. Kuule, see on väga hea. Kerge ning kiire ning ta teeb oma töö ära. Aga vaata, tal läheb niimoodi nagu... Palun. Ma kardan, et sinised on tugevad nikerdajad ja kohe tuleb tugev võistlus. 3, 2, 1. Lõpetage ehitamine. Minu arust võiks meie masin päris kiire olla, sest meil on 4 õhupalli ja teistel on ainult 3 ja 2, seega meil võiks olla nagu rohkem sellist jõudu. Ma loodan, et meie rakett lendab lõpuni välja ja purustab õhupalli esimesena. Ja nüüd paneme teie raketid proovile. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Mis nüüd juhtus? Kuidas see võimalik on? Kaks ülesannet 2 võidetud. Meil on nii vähe puudu. No jummal. Jäi teip sinna nööri külge kinni ja nii ongi. Ja lihtsalt hoidis kinni ja ei läinudki mitte kuhugi. Olen väga nördinud, sest see 2 sekundit võiski olla seesama meie üleliigne õhupall. Sinine meeskond, suurepärane. Te olete võitnud mõlemad ülesanded. Nüüd saab teie tiim valida, millise meeskonna te saadate duelli. Tõsiselt loodan, et punased lähevad duelli. Ma ei taha kaptenina mitte ühtegi enda tiimi liiget duellile saata. Väga loodan, et seekord lähevad duelli rohelised. See on, et rohelised niikuinii hakkavad meid targetima, kui nendel võim on. Me ikkagi oleme tugevused teised ja kõige nõrgem peaks välja minema. Sinine meeskond, kumma tiimi te saadate duelli? Me saadame duellile rohelised. Kardame, et rohelised võivad meile väga suurteks konkurentideks osutuda. Roheliste kapten on meie suurim konkurent. Isegi kui ta välja ei lähe, siis ta saab signaali. Roheline meeskond. Sinised on oma valiku teinud ja teid ootab duell. Ühe duellandi nimetab kapten, teise valivad kohtunikud. Roheline meeskond. Kohtunikud on jõudnud üksmeelsele otsusele. Ja me saadame duelli sind, Kaur. Kauri saatsime duelli sellepärast, et kuna esimeses ülesandes ta ei tegutsenud kaasa, ta ei aidanud oma meeskonda. Ja kuna ta on ka öelnud, et ta on tugev geomeetrias ja ruumilises mõtlemises, siis nüüd saame näha, kas see tõesti ka nii on. Ma küll ei taha esimesest saatest välja kukkuda. Ott, kelle saadad sina duellile? Kindlasti ma ei taha välja saata Toomast või Helenat, ma ei taha neid isegi ohtu seada. Duellile läheb Laura. See on puhtalt strateegiline otsus. Okei, teen selle duelli ära. Ma tean, kui tugev Laura on. Ma siiski paneksin raha enda peale, kui ma peaksin tulevikku ennustama. Laura ja Kaur, palun määrake teie ees olevat ristaukatest koosneva kujundi ümbermõõt. Arvestades, et ühe ploki ümbermõõt on 23 ühikut. Ümbermõõt, mida me küsime, tuleb mõõta musta joonega kindlaks määratud radabi. Kas olete valmis? Jaa. Läks! Ma võtan nööri kätte ning ma üritan silma järgi vaadata, mis on külgede suhe. Ja ma saan umbes 1-2. Ma näen, et mul on antud nöör ja ma hakkan selle nööriga külgi kokku nagu liitma, mitu korda nöör läheb kogu selle ümbermõõdu ulatuses peale. Miks nad mõõdavad? See ei saa viia tulemuseni, kuna see on ebatäpne. Esimene asjana vaatan nööri ja satun kohe selle lõksu. Tegelikult seda ei ole vaja. Kuigi lauale on asetatud ka nöör, ei ole siin ülesandes mõõta mitte midagi. Mul ei ole õrna aimugi, mida ma tegema pean. Tuleb astuda 2 sammu tagasi, vaadata, kui mitmest pikast küljest ja lühikesest küljest kujund koosneb ja arvutada. Kuna kujund koosneb täisnurgal olevatest külgedest, on võimalik kokku lugeda, mitu pikemat ja lühemat külge on suure kujundi ümbermõõdus.
Täisnurkade tõttu võime kujundi ülemist ja alumist rida külgsuunaliselt liigutada ilma, et kujundi ümbermõõt muutuks. Ümberpaigutatud kujundi ümbermõõt koosneb 6 pikemast ja 6 lühemast ristküliku küljest. Kui nüüd võrrelda seda kujundit ette antud väikese ristkülikuga, näeme, et väikese ristküliku ümbermõõt koosneb 2 pikemast ja 2 lühemast küljest. See tähendab, et suure kujundi ümbermõõt on täpselt 3 korda suurem ehk 69 ühikut. Kaur on aru saanud, et tuleb küljed kokku lugeda ja teha natuke matemaatikat. Kujutan ette seda kujundit, kuna tal oli läinud sakid sisse, ma kujutan ette kui seda suurt ristkülikut. Ma eeldan, et nööri pikkus on 75 sentimeetrit ning ma korrutan selle 5-ga ja proovin vastata. Laura, kas sa soovid vastata? Palun sisesta oma vastus. Su vastus on vale. Ma lihtsalt katsetasin. Ja mäng jätkub. Ma arvan, et Kauril võib olla õige vastus, kuna ta tundub väga õnnelik. Palun sisesta oma vastus. Arvutus on lõpuks väga lihtne. 23 korda 3 ja 69. Õige vastus. Palju õnne, Kaur. Sina jätkad saates. Hea on muidugi võita, hea on võita. Laura, kahjuks jäi sinu jaoks raketilend väga lühikeseks. See, et mina olen põhjus, miks teda enam järgmine nädal siin ei ole. Ma ei saa õnnelik olla. Esimesena välja langeda on ikka kurb, aga elu läheb edasi. Raketi 10. missioon on saanud tugeva stardi. Kevadel selgub kõige nutikam raketlane, kes võidab 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi. Kohtumiseni! Noored teadustaibud peavad järgmised 7 võistlusnädalat koostööd tegema samades tiimides. Seejärel saavad meeskonnakaaslastest konkurendid ning iga raketlane võistleb ainult enda eest. Järgmisel korral näitavad võistlejad, kuidas nad nutitelefonita looduses hakkama saaksid ning otsivad teaduse abil joogivett. Ma arvan, et Ott valis minu duellile, kuna ta näeb minu sahtu. Kindlasti me ei väärinud duelli, kuna punased olid ilmselgelt kõige nõrgemad ning nemad oleks pidanud duellile minema. Tänaste ülesannete lahendused selgitab Rakett 69 kodulehel pikemalt lahti teadustoimetaja Raid Vellerind. Huvitavat infot võistlejate kohta võib leida meie Facebookist ja Instagramist.